Tere, olen Jaana Saar. Kutsun sind põnevale seminarile Traumadetektiivid. See toimub 9. mail Zoomi keskkonnas. Ja selle seminari olen loonud selle jaoks, et need, kes soovivad natukene sügavamale minna ja uurida, kust võivad pärit olla või kus on kindlate sündmuste, mustrite, mingisuguse haiguse või sümptomi või korduva olukorra põhjus. Ja seda põhjust me otsime siis genogrammist, mida nimetatakse tegelikult ka traumapuuks. Ja ei pea ehmuma sellest sõnast trauma. Traumadetektiivide mõte on vaadata laiemat pilti, kust ma pärit olen ja kust ma tulen. Mis on need pärandid, mille ma olen saanud oma eelkäijatelt? Sest kui seal on lahendamata asjad või mingisugused raskused olnud, mis on jäänud nii-öelda lõpetamata, siis me kasvatame ju oma järglasi tegelikult vastavalt oma kogemusele ja kõik need mustrid, reaktsioonid, kogemused, emotsionaalsed üleelamised või mitte läbielamised kanduvad edasi põlvest põlve. Ja sellepärast olen ma ka seminari pealkirja pannud Traumadetektiivid, see ei alanud sinuga. Sellepärast, sest paljud asjad hakkavad siiski palju kaugemalt kui sellest hetkest, kui sina või mina sünnin. Ja et neid teadmisi laiendada ja et nendele olukordadele ja inimestele, mis on varem olnud ja mõjutavad tänaseni mind ja sind, et anda neile oma koht ja austada võib-olla seda osa oma loost, oma nii-öelda suguvõsa loost, annab mingisuguse rahunemise või rahu või tasakaalu siis sinus endas. Ja seminaril me kasutame spetsiaalselt ettevalmistatud töövihikut, mille ma olen kokku pannud siis plokkide kaupa ja läbi seminari me siis lähemegi nii-öelda kergemast või ütleme pealispinna poolt sügavamale, et uurida siis teemat ja laiendada, mis seal taga tegelikult võib olla, millised eelnevad sündmused on mõjutanud seda olukorda, kus ma täna olen. Ja ma olen need teemad siis jaganud vastavalt siis, et on tuumkaebus. Me uurime kõigepealt nii-öelda seda esitletavat probleemi. Esitletav probleem on siis see, et mis on see sinu raskus või mure. No näiteks, et ma satun kokku kogu aeg või minu ellu tulevad kogu aeg inimesed, kes on väga negatiivsed. Või näiteks tervisemure, et on mingisugune allergiline reaktsioon, ei tea, kust tuleb, miks tuleb, lahendust ei leia, arstid ei oska aidata. Või on mingisugune käitumismuster, et iga kord, kui mulle pakutakse midagi uut ja huvitavat elus teha, siis ma taandun ja justkui sulgun ja blokeerin ennast ära. Et mis nende asjade taga on? Loomulikult neid teemasid on palju ja ükskõik milline teema sobib, mis on just sinu see raskus või murekoht täna, mis justkui takistab sul edasi elus liikumast või mingit lahendust leida mingisugusele konkreetsele olukorrale. Et need võivad olla siis suhted, võib olla ka mingi haigus või mis iganes muu mure. Ja et see esitletav probleem on siis sinu enda läbi mõelda, mis on see üks teema, millega sa tahaksid sellel seminaril siis töötada. Sealt edasi me liigume tuumkirjelduse juurde ja seal on siis ka kindlad küsimused, harjutused ja see on kokku pandud nii, et pääseda ligi siis nii-öelda nendele alateadlikele tunnetele, mis varjavad ennast siis nende situatsioonide taga ja mis ei pruugi olla ainult sinu omad. Et sa oled neid kas üle võtnud, õppinud nende emotsioonidega ühte või
teistmoodi toime tulema. Et see on ka pärand, õpitud käitumine või on seal veel midagi enamat, et seda saab siis kõike uurida. Sealt edasi me liigume tuumlause juurde ehk mis on tegelikult selle esitletava probleemi alusprobleem. Sest üsna tihti esitletav probleem on vaid sümptom ehk juba tulemus. Ja traumadetektiivide seminaril me hakkame liikuma ajas tagasi ja sügavamale, et leida üles see juur või põhjus, kus see kõik on alguse saanud. Kas ja võib ilmneda, et mõni asi ongi saanud alguse ainult minu elus sellel hetkel, kui ma sündisin, aga ikkagi 90–95% situatsioonidest, mustritest, reaktsioonidist ja olukordadest ja inimestest minu elus, tüüpilistest inimsuhetest minu elus on alguse saanud ikkagi juba kaugemalt, ehk ta on niimoodi põlvkondade kaupa edasi pärandatud. Ja mina kui oma eelkäijate järeltulija olen lojaalne ja olen need kõik siis nii-öelda omandanud ja need avalduvad siis, mõned avalduvad, mõned mitte. Et see on nagu eraldi teema ja seda uurib siis selline valdkond nagu epigeneetika. Ja see osa on ka tikitud siis sellesse traumadetektiivide seminari sisse, kus ma siis kirjutan või räägin lahti, kuidas ja millised on need mehhanismid, kuidas see pärand edasi liigub, kuidas teaduslikult kõik sellel on ka nii-öelda põhi all olemas. Ja nii-öelda alusprobleemist liigume edasi siis selle tuumtraumani ehk selle konkreetse isiku või sündmuseni, mis oli esimene, mis vallandas lumepallina siis kõik selle, mis läbi põlvkondade on siis sinuni tänaseks jõudnud ja avaldub siis teatud viisil kas käitumismustrina, mingisuguse sümptomina või siis suhtemustrina. Ja sellega siis seminari lõpuks joonistub välja traumakaart ja sealt kumab läbi selline eriline keel, mida nimetatakse traumakeeleks. Ja seda kõike läbi tehes omandad sa oskuse kuulata, tajuda ja küsida teistmoodi küsimusi edaspidi oma elus, kui ilmnevad järgmised sellised raskused. Et traumadetektiivide mõte ongi siis laiendada sinu oskusi küsida ja vaadelda ja kuulata natuke teistmoodi, kui me seda tavapäraselt igapäevaelus teeme. Ja toon erinevaid näiteid. Töövihikus on mul toodud ka juurde ka lisaks näiteid ja kirjeldusi, et teema natukene lahti kirjutada, et kui seminari on läbi ja sa soovid mingist järgmist teemat siis uurida, siis sa saad seda täiesti iseseisvalt teha, kasutada seda töövihikut ja neid kirjeldusi ja näiteid, mis seal siis toodud on. Et töövihik jääb siis sulle ja sa saad seda ka edaspidi kasutada. Ja ootan sind seminarile, teeme seda Zoomis ja kartma ei pea, et see oleks keeruline või kuidagi raske on ühendust saada, siis tegelikult minu isiklik kogemus ütleb, et läbi Zoomi on teinekord isegi lihtsam suhestuda või rääkida teemadest, mis võib-olla puudutavad sügavamalt. Ja seminaril osalejad töötavad siis paaris ja üks ja sama paar töötab läbi seminari koos. Vahepeal üksi, aga enamus ajas siis koos. Ja selle jaoks siis loome eraldi nii-öelda ruumid, kus te siis saate üksteist aidata, et avada ja uurida seda teemat. Et seminaril te õpite seda paaris tegema, sest selline paaristöö annab toetava tunde ja teise inimese vaatenurk võib-olla aitab õpetada
et kuidas siis veel küsida või näha neid asju. Et see on rikastav kogemus. Ja hiljem siis on lihtsam üksinda tööd teha ja loomulikult alati võib ka minu poole pöörduda, kui on konkreetne küsimus, kus on raskem siis läbi minna. Aga kutsun sind seminarile, lisainfot leiad siis veebilehelt www.minat.ee ja seal on ka registreerimisvorm lehe all ja võib ka kirjutada mulle otse emailile teraapia@minat.ee. Ja ootan sind seminarile kogema midagi natuke teistmoodi tavapärasest, kuidas me muidu asju uurime või avastame ja mõistame. Aitäh!